Hei, hei video. Ma ei oleks siin juba tükk aega olnud. Ma just panen häält juurde. Klõng käib ka. Ma ei tea, kui kõvasti see olema peab, aga paneme siis pärast on äkki kõvem või? Seda, et paar päeva oli out, onju, sest ma ei räägi parem. Kuid seda ma võin öelda, et vaata üks päev ma tegin video, ma jooksin 2,5 kilomeetrit ja kõndisin ka veidi. Kuid nüüd vist päev hiljem või kaks käisin jooksmas, ma võimlesin ja tegin huntritega ja siis mõtlesin, et tahaks nii jooksma minna, mõtlesin, et jookseks sinna poe lõpuni ja siis tagasi ja selle uue pargi lõiku ka ja oma need ühed teised lõigud ja et teeks pulli ära, onju. Oma jala venitasin välja mingi harjutusega ja või imelik tunne oli. Ja siis mõtlesin, et panen riide, lähen jooksen, vahet pole, mis saab, et jooksen, siis jooksen, onju, kui ei jõua, siis kõnnin ja täitsa lõppu jooksin, mul oli ka natuke nii palju jooksnud. Jooksin siis 5,6 kilomeetrit, paar korda pidin kõndima, vett jooma ja taastuma. Siis kui mul oli mingi pool maad läbitud või umbes, siis mõtlesin, et kõik ma kõnnin koju tagasi, mina ei jaksa ja ma vaatasin mingi 3,2 näitas ja ma ei tea. Aga ma jooksin lõpuni välja ja päris hea ja muhe oli, et aga tegelikult ma sain seda videot sellepärast ka teha, et ma mõtlesin, mul on punu ees ja et paksuks läinud vahepeal natuke juurde võtnud ja et ostsin endale Hula Hoop Soft, see kaob 24 oli soodushinnaga sellise suure müraka, siin on sellised mingid mupsud ka, onju, mingid pehmendid. Seal on pro ise, et seal on kirjas, et võib nagu sinikaid tekitada, onju. Esimest korda tuli vist 20 või lugesin liiga palju, nii palju ringe välja, esimesed korrad, algul ei tulnud välja, siis tuli hästi välja ja lõpuks siis tegin pausi ja pärast uuesti ja siis tulnud välja, ma ei tea, kas õige liigutus on, ma tean, et ei tohi nagu niimoodi keha olla, peab nagu kuidagi edasi-tagasi natuke liigutama ja kõhulihaksed on algul nõrgad ja siis pärast mõtlesin, see ikka jubedalt peksab vastu kõhtu, siis ma siin mõnus täna tegin ka üle pika nagu selle huulakaga ja siuks ma viitsin minna, et töölepingu tegin ära, onju, et kohe ei ole nii palju töökoormust algul ja pooli asi on siis hiljem, onju. aga ma proovin vaatama pulli, et kas jääb siis natuke see rõngake peale, et mina vist ei jää, onju. aga see koht, onju. ja vaatame, kas tuleb välja või ei tule. et kui ma saaks mingi 5 või 10 ringi, siis päris kihvt. Eks onju. No nii, ma nüüd lähen. Ma teen voodi peal, sest mul on nii väike tuba ju. Aga ma ei tea, hakkame siis nagu pihta, onju. Ma muidu vahest ma teen külje peale, et siis ma nagu näen seda värki-särki, ma vaatan, kuhugi ära ei löö, onju, mul on nüüd kitsas ja siis vaatame, kas jääb peale või. ma proovin siis. ei oska ikka nii hästi, natuke läheb harjutamist aega. Tegelikult siin peaks tegema kuidagi niimoodi. ma ei tea. Vahel niimoodi ka, et kõht ei olegi tegelikult nii paks, onju. aga ei. nii, mõtle. Arvutit peksa ära ja passu puuri. No nii, vaatame siis korra uuesti. Ma ei tea, siis peaks kuidagi. Ma proovin. Ma laskan oma päris upakene, see läheb paremini välja. Nüüd veel välja. Täna tuli mingi 13 või 17 korda välja või? Kümme korda tuli. Ma veel ei oska ikka nii hästi. Kurat, mul esimene kord tuli mõnusalt välja, aga siis läks kõik täitsa metsa. Siin on selle ka, et see soft on vist mingi trennikas või ma ei tea. See vist pidavalt 1,2 kilo kaaluma ja eks ta siis muljub ja teeb neid kõhulihaseid või natukenegi pekki vähemaks. Mul on see vastik asi, et kui on paha öö, siis on paks ja pekk ja põh, väike laps. Aga
meie sünnipäeva, seal on vist seal näha ka, ma kingiks seda 2 Calvin Kleini lõhna. See Summer Edition uuem 2015, 2014 on ka veel lisaks, et lemmikuna ja siis mingi Truth, et tõde, ma ei tea. Päris head olid need. Ja tõmbas mulle ka selle Blitz Please Isemi hakka lõhnakinkide. Mul see Summer Edition, see, mis ta ema kinkis, see on mul poole peal juba. Hull lõhnamaane on. Nad ostan neid mingi kaltsust odavalt onju ja lõhnad on mingi mega kallid onju, aga ma tellin netist, et siis natuke on veidi soodsam või välismaalt või noh, nii-öelda veidikene. Räägitakse, et poed maksavad ju neid kallilt rente ja värke peale ja siis topivad oma hinna juurde onju. Aga ei teagi, võib-olla kobin lähipäevad jooksma, aga täna selline tunne, et töö alguselt lepingu tegema, et võiks jälle nagu eelmine aasta teha mingi aeg, et käin näiteks 7 ajal mingi kilomeetris 2 ringil duši all ja siis tööle, et väga värske, mõnus, kasutav. Aga ma tegin mehele selle sünnipäevaks 30. mingi mustikate ja viinamarja ja kuubiumakreemi ja tordipõhja ja vahukoolist mingit vardikese mõistetasin küpsised ka vahele. Et küpsisada ja päris söödav head oli. ei ole muidugi mingi kokk ega kondiiter ja mis veel siis? Seda kooki meil on alles ka ja ma ei saa too kooki ise mõtlesin, et tood ikka, no too siis onju, siis ta vist lõpuks sai aru, et mul äkki vist mõisterdanud ei hakanud topelt tooma, et see oli päris söödav minu teada ja kinkis talle mingi, ma ei tea, mis liil see on, hästi hästi pikka kasvu. äkki need kooli viiakse, lastele või õpetajatele viiakse ka venelased või noh, üldse viivad pikki lille ja siis ma ei tea, see on Gerbera moodi või selline mingi kohe helekollane lill ka, ma mõtlesin, mingi roosat asja ei sobi mehele kinkida nii-öelda onju. Et hele lill ja siis üks võimas pikk lill ka hästi suur, et noh, mees on ka tugev ja vanus piisavalt, et siis oleks suur pikk lill, see oli nii pikk, et kui paned köögi laua peale, siis nagu peaaegu lakke onju. Et kui selle vaasiga liigud, lähed, paned vett või sätid, siis kupli vastu läheb köögis see lillevars onju. Aga ma ei teagi, et ma siis mul on vahepeal selline must muserdus ja siit noh, halb olla. ja meie siis tegi rõõmu. no õnneks on see kurvasilmsed need mänguasjad. siis pidi naerma, tegi õnnelikuks, nagu kurb, ta on nüüd koks kurva kuju rüütlit on koos. et see on päris nainuke. aga ma arvan, et ei ole nii, et oled mingi seniilne või loll või lapsik või no lapsik okei, aga igas inimeses peab või on see väike lapsemeelsus olemas ja see on ju kõigest positiivne. ei ole midagi sellist, et ma mängiks mingi Legode või Barbidega, mida veel onju. aga kui siin mingi väike pisiasi teeb õnnelikuks ja sul on see, siis miks mitte onju. et las ta sõidab siis. ja homme hakkab mingi veider saade, et abielu esimest silmapilgust, no mida veel onju, et eksperdid panevad kokku topeltpaari ja siis ongi nagu bueno, et issand jumal, et mis tunded ja need on ikka pikaajalised, et sa ei hüppa ju võõraga voodisse. aga noh, eks vaja ju reality't ja asju teha, et tegelikult tahaks korra esimest saadet ära vaadata, kui mul on see tunne, et see on umbes sama maine nagu mingi naistevahetus või muu pahn onju. ja seda Bachelori ma ei viitsi ette vaadata, kui hakkan tööl käima, kes siiski jõuab üles tõusta ja aga see pilvede all segama hakkab ka pihta, aga see pilvede all on see, et ma ei tea, mõni hooaeg on nii, et mis sa vaatad koostöös kõik passid, oi kui läheb, ei pea vaatama, ei ole üldse huvitav. aga samas, kui ma maal olin, siis mõne pilvede osa vaatasin küll ära, et maalt läksime vara tööle onju, aga mõni koht oli huvitav onju. aga samas see on nii koomiline, nii absurdne, mäletan seda osa, kus see mingi Erik, see Indrek Sammul või kes iganes mängis, et see on see osa, kus tema naine siis
enne see punapealse töökaaslane, see, kes see ka näitleja Kersti Hein, ma ei mäletagi, mis ta nimi oli. Et noh, see läks nagu sõbrannale külla, et kõrgendust või hea sõbranna ja tugi ja siis see oli tema mehega koos ja siis purjus peaga jõid seal šampast ja rääkisid mehest ja sõid torti, et see oli nii hale koomiline olukord, et ma ei tea. Aga seda ma ütlen, et igas raskes hetkes on ka positiivne hetk tulemas ja olemas. ja kui me oleme positiivsed joont elus, küll siis kõik korda saab. Et ma ei saa ega ei taha ega ei hakka asju teatud arutlema, mis ei ole head, ei ole avalikud. Aga muidu ma olen väga rahul. Hetkel küll, hetkel on mul hea olla. Ja seda ma ütlen, et võib-olla lähen täna veidi jooksma. Et on selline mõnus värske karastav ilm, et panen kolmveerand juuksepüksid jalga, pusakese selga, jooksu see enda mandat Fitbitit tööle. Fitbiti ma ei viitsi kohe panna. Kinksin mehele väikse mini, ta ei pea netti panema kuhugi sammulugejaga ja noh, riided ja värk ja kõike vajalikku ja üks sõrmus ei mahtunud talle, üks mahtus, talle meeldivad sellised noh, stiil või noh, see teras või noh, see, kus on sellised põnevad sellised ornamendid ja värgid peal, et kannab ühe asja ma ostsin möödamõõdu, ühes ma ostsin kõik õige ja ta on rahul ja lõhnad on ka päris hea lõhna. Vahest ma ostan huupi, vahest ma nusutan poes ära, siis tellin netist. Aga nii pikk video on, aitab küll nüüd onju. Eks ma mingi aeg ikka kunagi kirjutan, kui aega on. Kirjutan, jutustan. Vaatan selle lava üle, viskan selle ülesse ja mega hea on süüa seda küpsist, vahukoort, mingi mingi kasvatatud mustikad ja viinamaa jääb viinamaa. Aga mul on see haige komme, et see maakasvualast segamini onju. Et hirvevorsti on ka, aga noh, see ei ole figuurile hea, aga vahel võib patustada onju, kes ikka keelab, et mul see Google näitas mingi 666 onju, aga nüüd avastasin, et 1,5 kilo on maha läinud kuskilt otsast onju, et küll ma liigun ja saan, et see ei ole mingi kinnisidee, aga terve vaim ja keha ja liikumine on ju kõik ainult hea. Et ma arvan, et kiiret ei ole paari kuuga onju, aga poole aastaga 5 kilo maha saada, no probleema onju, et loodame parimat, et liikuda, tegutseda, on need hantlid ja värgid ja kollis vinti aitab küll. Et nii ongi siis. Ja mis siis veel? 13. Oih, olen kõik kurjatud aga kõik on hästi. Teinekord ise jutlustan, onju.